Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videod või blogi või kuda iganes seda nimetada. Ja täna siis tahaks rääkida dieedi teemadel jälle. Dieet on null teema Ivol praegu, dieeditan ja muudkui sellest tahakski rääkida ainult ja nii ta on. Ja täna siis oleks teemaks see, et läksin dieedile aasta alguses liiga aeglase seedimisega ja kaalusin siis seal 104-103 kilo ja kaloraaž oli seal 2500-2600 ainult. Ja mõtlesingi, et räägiks ka sellest, et mis mul kunagi 2-3 aastat tagasi oli see seedimiskiirus, et siis sain tublisti süüa kuskil seal 3600 kalorit ja niimoodi umbes, et mul on isegi need vanad toitumiskavad ja asjad kõik alles ja ongi, et kui ma siis hakkasin valmistuma mingiks hooajaks või võistlusteks või millekski, siis päris normaalsed numbrid olid seal, et ja oli alguses vähemalt palju toredam on ju alustada seda dieedi pidamist nii-öelda, aga et mis siis nagu juhtus vahepeal ja kuidas siis nagu niimoodi läks see asi, et ta mul nüüd nii aeglane on ja see kaloraaž nii madal on, et peakski minema siis paar aastat nüüd ajast tagasi vist või 3 juba või et läksin mingi aeg siin Tallinna elama ja sain töökoha, tööd oli vaja sinna kanti ja palk oli suht hea, võtsingi kohe nagu härjal sarvist nii-öelda ja mõtlesin, et hea küll ma hakkama saan, küll ma vastu pean ja see oli siuke tegelikult väga halb. Sellised tingimused olid halvad ühesõnaga, et palk oli hea, ruum oli soe, kõik oli timm muidu, aga öövahetused olid seal ja mitte selline umbes õhtuvahetus, mis siin on võib-olla kuradi 12-ni või mõndadel inimestel on kuskil seal 2-ni või 1-ni õhtuvahetused, öövahetusteks kutsutaks neid pooleldi, aga see oli ikka niimoodi ikka, et halvasti, et õhtul 8 läksin ja kuradi hommikul 8 lõppes ja siis ma pidin veel koju sõitma ja siis oli ju tipptund veel Tallinnas, on nii tore ja sain kuskil 10 magama, võib-olla ega ülejäänud maailm elab ju oma elu, et väljas olid suvel näiteks mingid teetööd, mingid remonditööd, mäletan mingi kuradi udunaaber oli, see pani kuradi mussi kogu aeg, ma ei tea, miks seda pidi nii kõvasti kuulama, aga nii ta oli ja tuli ka ette selliseid siis päevi, kus üle 24, üle 30 tunni lihtsalt ei maganud. Ja see oli nagu esimene pauk, mis ma siis sain oma seedimisele ja hakkas lihtsalt langema see seedimiskiirus ja vaatasingi, et sõin nagu suht normaalselt ja lihtsalt kukkus muudkui see kaloraaž ja vaatasin, kaal ei lange, üritasin selle töö kõrvalt dieeti teha, võistlusteks valmistuda. Päris halvasti läks ikka lõpuks, ma olin nii surnud omadega, ma tapsin ennast nii ära, ma mäletan kõige hullem periood oli, kui ma ei maganud 3 päeva järjest ja siis oligi põhimõtteliselt niimoodi juba, et ma enam ei saanud midagi aru, ma olin mingi, ma ei tea, suht suremise piiri peal juba, et toitu ka ei olnud ja selle öövahetuste ja kõige selle jamaga ära tapsin oma nii-öelda seedimiskiiruse, siis see oli kõige suurem pauk vist üldse nagu ma arvan, mis valesti läks ja kui ma sealt nüüd välja tulin, üritasin vaikselt tulla, väga ei õnnestunud ja selle 3600 pealt langes asi kuskil 3900, vabandust, 3100 või 3000 peale või et see kukkumine oli päris suur ja oligi, et ma olin seal mingi 96 või 7 kilo. Ja nii kui ma natuke rohkem midagi sõin, siis hakkas nagu kaal nagu üles minema. Okei, see selleks, see oli esimene litakas. Nii, teine litakas, mis ma nüüd tegin valesti. Ma olen ikka pange pannud siin korralikult, et ei ole see Ivo midagi nii tubli on ju.
oli siis nii, et viimane hooaeg vorm sai päris teravaks keeratud. Noh, kes nüüd arvab, et ma tööd ei teinud või midagi, see 2018 aasta hooaeg, et siis oli niimoodi, et ma tegin võistluste jaoks tund aega aeroobset iga päev. Ja muidu ma ei saanud lihtsalt vormi teravaks enam ja tee mis tahad, on ju, lihtsalt ei lähe ja kõik. Ja lõpuks oligi niimoodi, et noh, Ott oli sellel ajal nagu nii-öelda nõustaja või noh, treener, ei saa öelda. Aga noh, tema ees pani ka, tegi kõvasti tööd ja noh, eks ma vaatasin, et okei, et peab ju mul ka kuidagi toimima see asi. Kaloraaž oli seal 2500-400, noh, kaal lihtsalt ei langenud enam. Ja hakkasin panemagi järjest aeroobset juurde, kui pool tundi nädalas ja nii kaua siis, kui hakkas minema lõpuks ja sain päris teravaks selle kõik, vormi ja kõik. Noh, siis läks nagu ta läks, hästi halvasti, mis seal ikka on ju. Ja ma ei tulnud nagu tublisti välja nii-öelda sellest fucking võistlusprepist siis. Et noh, mõistlik oleks tulla nagu noh, mitte nüüd pauguga välja sellest asjast, aga siis noh, mitte nüüd nagu ülipiirata ka, et tuleb mingi 10 kalori kaupa sealt välja, aga noh, võiks nagu mõistlikult tulla, et kuskil näiteks noh, kohe paneks võib-olla seal 150 kalorit juurde toitumisele, noh muidugi laseks lappama ka mõni nädalavahetus ja chilliks ja ikka nagu küll need fitnessi inimesed teavad kõik, mida nad teevad ja söövad ja kuidas keegi nagu suudab ja et eelnevalt mina nagu tulin siis rahulikult välja. Ja oligi niimoodi, et ma panin kohe mingi 150 kalorit juurde, võtsin nädala pealt kuskil tund aeroobset maha ja siis ma järjest niimoodi hakkasin tulema võistlustest välja, siis see võttis kuskil kuu aega või 1,5 kuud on ju. Et ja järjest panin vaikselt 50 kalorit kuni 100 juurde nädalas ja siis võtsin jälle kuskil pool tundi aeroobset või tund aeroobset maha. Ja siis niimoodi tegelikult peale võistlusi taastus mul päris hästi see seedimine ära on ju. Ja vorm jäi alati päris mõnusaks, teravaks selliseks, et ma ei lasnud endale mingi 10 kilo või 12 kilo pekki peale lihtsalt. Vot. Et hästi paljud ei tea seda, et mida võiks nagu peale võistlusi teha. Noh, muidugi, eks neid arvamusi ole ka erinevaid. Mõni ütlebki, et mis kuradi seda nimetatakse inglise keeles reverse diet. Ja hästi paljud on sellised, te olete kõik jobud ja pange ennast põlema ja et kaloraaž tuleb kohe tõsta sinna, kus sa enne olid ja et kui enne oli 3500 peale seda dieeti panedki kohe 3500 ja nii ongi ja tore ja kõik hästi ja noh, ma ei tea, mulle meeldis natuke teistmoodi seda asja teha ja kiiremaks noh, enda arust ma selle seedimise niimoodi sain ka, et mingi aeg isegi kõige parematel aegadel ma mäletan, kui mul ikka maru hästi oli elus kõik ja siis mul oli 3800 kalorit päevas, et jõhker nagu, et selle aasta alguses 1300 lihtsalt vähem, et mille pealt nagu siis dieeti alustada, täitsa ulme, noh, et siuke suur vahe, vot. Ja vot siis sellist nalja ma siis enda kehaga tegin ja põhimõtteliselt ma lasingi peale seda võistlushooaega minna lihtsalt tuimalt, et suvalt hakkasin sööma, võin väita isegi, et noh, kergelt viibisin seal toitumishäires nii-öelda, et vahest ikka läks lappama tublisti ja noh, siinkohal võikski öelda, et toiduga ei lahenda probleeme on ju, et kui te kuskil halvas seisus olete, mis iganes omadega mingid tavalist lapsepõlvest mingid probleemid hakkavad või läheb elus halvasti või mida iganes, et see, et te tõmbate poest 2 pakki küpsiseid, võib-olla sinna pudelviiskit kõrvale ja siis mingi koogi või mingi umbe hea asja, kühveldate kõik selle endale sisse, võib-olla keegi teeb veel pilve ka, et mõnusam oleks on ju kõrvale, et need asjad ei lahenda teie probleeme ja
võin omast kogemusest öelda, et need asjad ei lahendanud ka minu probleeme. Meil ilmselt tuleb Raunoga üks ausa jutu seeria ülesöömisest ja kõigest, kus me puudutame rohkem kõike seda teemat. Et Rauno on siin ootel juba ja lihtsalt paneme ajad klappima ja kõik jutud. Vot. Et jah, selle väga halva toitumisega ja siis sellega, et ma lihtsalt loobusin saalist mingiks ajaks. Kolisin siia Tartusse siis tagasi ja lihtsalt viskasin kõik nurka mingiks ajaks, lõin käega, et kõige sellega ma siis oma seedimise nii-öelda mitte ära rikkusin, aga aeglaseks sain. Et nüüd oligi siis selline seis, et ma olin rõõmsasti 103 kilo, mida on palju, täitsa rasvane. Ütleks isegi, et päris kole pilt inimese kohta, kes nagu väidab, et ta teeb fitnessi ja kes siis nagu treenib 4 korda nädalas ja nädala sees nagu siis toitusin ikkagi ilusti 2500 kalorit hooaja väliselt, 103 kilo, siuke rasva igal pool nagu lademetes, kuradi rinnalihas ei paista ilusti ega kõhust rääkimata, on ju. Vot. Et siinkohal nagu võikski küsida, et Ivo, et mis kuradi fitnessi mees sa enda arust siin oled. Aga jah, probleem oli lihtsalt selles, et mitte ma nagu ei pingutanud ja vaeva ei näinud. Et mul seedimine lihtsalt oligi nii aeglane ja on siiamaani. Ja ma proovisin siin erinevaid asju ka ikka, et kui mul oli see seedimine siin 2500 kalorit on ju, täiesti hooaja väliselt, kaal 304 kilo, proovisin lisada kaloreid, et panen vaikselt juurde, panen 50 või, ja siis proovisin 100 ja proovisin 2700. Hakkas minema kaal üles poole ja hakkas seis minema halvemaks ja hakkasin veel rasvasemaks ja koledamaks tead minema kui siin muidu, et vaatasingi, et midagi ei olegi teha, et kuidagi ma pean hoidma seda asja nagu ja piirama ja siis ütleme nii, et mingi aeg mul sai ausalt ka kopp ette, et mis kuradi fitnessi videosid sa teed, Ivo, nahvoi. Et ütleme ausalt nagu, et kui sa oled kuradi paks põrsas, on ju, et võta särk ära, pane endast pilt kuradi kuskile, kuhu iganes, et ei kõlba vaadatagi, et mis fitnessi nõu nii-öelda sa siin annad, on ju. Et oleme nüüd ausad, on ju, enda vastu tuleb ka vahepeal aus olla. Et jaa, võtad mingi vanad võistluspildid ja olin kõva mees ja nüüd annan head informatsiooni võib-olla enda arust ja mida iganes. Aga praegu siis hetkel, nägin välja aasta algus nagu fucking pelmeen, on ju. Et selles suhtes kujutan ette, päris paljud inimesed vaatasidki mind ja muigasid lihtsalt, et mida sa paks seletad siin ühe sõnaga, et kui sul tõsi nagu taga oleks ja sulle tõesti meeldib trenni tegemine ja kõik see asi, et võta tee raisk trenni siis, tee vorme endale, kõnni normaalsena ringi. Et eks neid näpuga näitajaid ja naljamehi ikka oli, vahepeal visati mõni nali Ivo üle, isegi näkku visati nalja, mis see ikka. Viskasin enda üle ka nalja ja nii ta on ju. Et ma ei hakka ka siin nutma, et reaalselt nii on asi. Et ma oskan ka ise endaga vahepeal tead maha istuda ja juttu puhuda. Ja minu siis uue aasta selline lubadus oligi mitte see, et ma lähen trenni, ma käisin nii korralikult trennis, jõunäitajad olid head, kõik oli hea. Ja ma lubasingi endale, et kurat aitab sellest jamast, et ma võtan ennast käsile, hakkan tegema trenni niimoodi, et ma saan ennast rahuldavasse vormi, millega ma tunnen ennast hästi. Oli see 103 kilo nagu ta oli, aga ma ei tundnud ennast hästi. Oleme ausad, ma vaatasin peeglisse, ma ei tundnud ennast hästi. Ma tegin aeroobset, ma ei tundnud hästi ennast. Ma tegin trenni, tõssin kangi, möllasin. Ma ei tundnud hästi ennast. Ma mõtlesin, see on bullshit raisk, et ma pean varem hiljem ennast käsile võtma ja asja korda tegema. Ja et asja peab ikkagi nii tegema, nagu mulle meeldib, on ju. Nagu ma varem seda tegin, vot. Ja nii ma siis nüüd hakkasingi asjaga pihta ja
Mis ma siis kõigepealt tegin, et ma paningi kindla toitumise endale paika ja mõtlesingi, et ma katsun ka nädalavahetusel hoida ilusti kaloreid ja seda toitumist ja kõike, et ma ei lase lappama asja. Et noh, ikka juhtus mõni nädalavahetus, väike pidu, väike jook, kõik jutud ja just täna ühe tuttavaga arutasin jõusaalis ka, et kui sa oled raisk 30+, iga siuke väike asi, mille sa tegemata jätad, seda sa andeks ei saa, et nii on paraku, et tõmbad paar kooki sisse nädalavahetusel, oma nädalatöö nullid suht hästi ära, oleme ausad, nii on. Mäletan, kui olin 20–30 seal vahemikus, päris tore oli, vahepeal sai põrsast pantud, söödud, kõik jutud ja vorm andis päris hästi andeks neid asju ikkagi, et ei tõusnud see kaal, ei jebinud see seedimine, et fucking kui 3 ette tuli, siis asjad aeglustusid päris tublisti ikka ja ilmselt järjest hullemaks see asi läheb, tuleb see 4 ette, on veel raskem ja siin vaatadki, et miks mõned vanamehed enam vormi ei saa, tead, isegi ainete peal on ju, olen pehmed nagu pelmeenid, et nii ta ongi, vanus tuleb ja keha lihtsalt ei reageeri enam asjadele nii nagu tahaks ja nii nagu noorena võib-olla see asi oli, aga noh, kui tahtejõudu ja värki on, siis saab ikka asjad paika, ma arvan, ei ole see asi nii lootusetu midagi. Nii, teine asi, mis ma tegin, mõtlesingi, et fuck raisk, et sellest joomisest ma ei saa ausalt öeldes head tunnet enam, nagu noorena oli võib-olla äge ja eks need sarved ole maha joostud, pidu on kõvasti pantud õnneks juba, et see kihk on suht kadunud ja ma võtsin alkoholi suhteliselt välja ikkagi, et selle aasta jooksul nüüd mis ma olen siis algsi võtnud kas 4 korda kokku, et see on ka viimase kuu jooksul on paar korda võetud, sest ütleme nii, et noh, teatud inimestel on ainult kord elus, nad saavad mingi teatud juubel või asi on ja mõtlesin ka, et no mis ma ikka kuivan on ju, et tegime veits pidu siin ja värk ja ei ole hullu on ju, et jah, vahel võib. Aga nüüd tahaks ennast jälle käsile võtta, siin üks parti on veel, mis tuleb ja siis aitab küll, on ju, see on Ivo sünnipäev, mis veel on tulemas ja kohe varsti see ära hullud ja mida iganes on ju. Ja peale seda näiteks mingid jaanipäevad, asjad, värgid, ma ei taha mitte midagi teha, ma ei taha mingi minna, lõke, paneme pidu, joome, korradi mind ei huvita. Ma tahan trenni minna jaanipäeval, päris ausalt, üks päev ma lähen isegi tööle. Kindlasti ja töönarkomaan nagu ma olen. Vot nii ja ma ei oska kohe asju lühidalt rääkida, olete tähele pannud ja võtaks lihtsalt punktid läbi, räägiks normaalselt, tuleks normaalse pikkusega video, aga ei saa. Vot nii, mul on isegi punktid siin kirjas, ma unustan ära vahepeal. Okei, järgmine punkt. Hakkasin siis lisama vaikselt aeroobset. Vahepeal oli isegi nii, et kaloraaž oli 2600 umbes ja noh, vaatasin ka, et kurat, mingi aeg võtsin 2500 peal, siis progressi oli, on ju, see oli siis, kui saalid kinni panti, siis lihtsalt ei saanud enam süüa nii palju ja noh, kuna ei saanud kodus, ei saanud aeroobset nii hästi teha ja siis ma tegingi sellise lükke, et ma hakkasin hästi vaikselt lisama aeroobset. Panin näiteks 20 minutit nädala peale juurde, vaatasin paar nädalat, kuidas keha reageerib. Kaal langes 3 nädalat näiteks. Okei, peale seda hakkas suht aeglustuma või jäi täitsa seisma. Panin veel paarkümmend minti juurde. Ja niimoodi, noh, sellepärast miks ma nüüd nii tegin ja just vaikselt, et vaadake, kui üks meeste rahvas kaalub 100 fucking kilo ja seedimiskiirus on 2500, siis kulla inimesed ei saa võtta lihtsalt nagu siin kuradi idiootsetes saadetes ja kus iganes tehakse teles ja et ma lihtsalt võtan 5 sotti maha, nii, ja kui kaal enam ei lange, võtan veel 5 sotti maha. Kulla mehed ja naised samamoodi, mis teist järgi jääb, igasugu hormoonidega probleemid tulevad, meestel ei tõuse enam, naistel jäävad päevad ära
ja vahepeal need asjad on nii hullud, et keha ei taastugi enam ära. Vot, et nii kurb see asi on. Liigub küll neid inimesi, kes on mingi kuradi sita dieedi, sita treeneri alla sattunud, teinud mingit võistlusi, vorme, värki ja neil ongi tervis perses. Jah, lihtsalt nii ongi. Ja sellepärast mina olengi seda meelt, et kui teil on juba see seedimine aeglane, siis tulekski teosammul, võtke fucking aasta tõsiselt kas või ja suvaned karikad ja võistlused ja kõik ja hakake minema aeroopsega dieedile või hakake lihtsalt õigeaegselt, ongi niimoodi 7-8 kuud enne võistlusi hakkate vaikselt minema ja mina olen nüüd hetkeseisuga jõudnud 4 tunni aeroopse peale. Mul töötas 3 tundi aeroopset väga kaua aega. Ja siis ma nüüd olen 12 kilo maha võtnud ja ma lihtsalt jõudsin sinna punkti, kus mul kaal nüüd seisab juba kuu aega raisk. See on päris masendav, ma võin teile öelda. See on väga masendav, kui teil jääb kaal niimoodi seisma. Te käite saalis, te teete tööd, te kuradi möllate, toitumine on paigas ja lihtsalt kaal seisab ja ma vaatasingi, et okei, lõpus aeg on läbi. Nüüd ma pean vaikselt hakkama jälle aeroopset lisama. Ja oligi niimoodi, et ma panin 20 minutit juurde ja mul kaal võib-olla kukkus seal 200-300 grammi ja jälle seisis nii. Ja isegi läks üles tagasi. Ja siis ma nüüd olengi vaikselt lisanud aeroopset ja tundub, et ma saan jälle kaalu liikuma, et ma olengi nüüd 4 tunni peal ja ma võin ausalt lubada, et siin see asi nagu ei peatu, et ma pean minema mingi hetk 5 tunni peale ja ma pean mingi hetk ilmselt isegi, ma ei pea, ma tahan, mul meeldib ka see aeroobne, panin täna tund aega treppi raisk, jumala hea tunne raisk, tegelikult ka kui see läbi sai, nii mõnus on lihtsalt ja ma tahan minna mingi aeg siis 6 tunni peale, ja sealt ma vaatan, kui tõsiselt siis asi on, kui tõsiselt ma asja võtan ja võib-olla ma isegi panen 7 tundi, iga päev tund, iga päev 1,5 tundi tahaks, aga ongi see, et mida mina soovitaks, et võtke aega selle dieedi ja kõigega ja ärge näljutage ennast, ärge tehke mingit lolli viga, et kuradi kiire, et mina keerasin oma seedimist perse mitu aastat nüüd järjest on ju, 2 aastat, 3 aastat, mida iganes on ju, seda ei saa korda 2 kuuga, 3 kuuga, jess, ma lähen dieedile 2500 kalorit, panen 1800 suva, peast ma saan kiiresti, ma tahan vormi saada nagu milleks, kelle jaoks, mis asja, enamus päevast kõnnite inimesed ringi, särk on seljas, kelle jaoks sa teed seda, iseenda jaoks, iseenda tervise jaoks, kõige jaoks, ei ole mõtet oma kuradi viimast tervist veel pekki keerata mingi 1500 või 1200 kalori peal mingit kuradi näljutus, kuradi jama tehes mingi veedieeti, mingit jura. Et see ei toimi, need asjad ei saa toimida lihtsalt ja see toimibki ainult hetkeks ja nii kui see dieet lõppeb, kohe tuleb kõik tagasi ja veel hulleminigi tagasi ja siis veel võib-olla avastate, et on tervis ka täitsa pekis on ju. Vot. Ja minul nüüd ongi plaan teha suvi on siuke mõnus aeg, võib-olla teengi suve lõpuni kuskil augustikuusse seda dieeti ja lisan oma aeroopset siis, toitun ilusti, teen trenni, olen tubli, teen nii asju nagu mulle meeldib, jumala ausalt ma teen praegu asju nii nagu mulle meeldib, jumalast kõva, jumalast lahe on, vot. Ja kui keegi nüüd mõtleb, et see on ilge piin ja jama, mida siin Ivo teeb, ärge tehke seda ja elage nii nagu te tahate. Ja põhimõtteliselt siis mul on selline plaan, et nagu varemgi on asjad toiminud, teen sellist strateegiat, et kui ma nüüd lõpetan selle nii-öelda siis kaalulanguse, siis
ma hakkangi vaikselt sellest välja tulema, vot. Ja ma hakkangi siis niimoodi tegema, nagu ma varem olen teinud seda asja, et lisan vaikselt kaloreid, võib-olla panen ühe sellise vabama toidukorra sisse, et mingit kooki või küpsist korra nädalas niimoodi, sest ma lihtsalt ei taha rohkem, see annab mulle halva tunde, kui ma rohkem seda sööks iga päev näiteks. Ja võtan aeroobset maha, panen kaloreid juurde, võtan aeroobset maha ja niimoodi iga nädal ma tulen sellest vaikselt välja kuskil. See väljatulek on tegelikult, kõik räägivad, see on nii raske. Okei, see tõesti võib-olla on mõnele inimesele raske. Minu jaoks on see alati päris lõbus olnud, et lihtsalt seda ei tohi jälle ka kiiresti teha, et teed läbi, nüüd pulgime, nüüd lähme massi peal, nüüd hakkame põrsast panema, sööme lihtsalt tonn kalorit kohe juurde. Et sellest ka ikkagi vaikselt välja. Mina soovitaks nii vähemalt. Kes ei taha, ärge tehke siis nii, tehke nii nagu te tahate siis, et jah. Vot siis selline plaan mul on. See video juba põhimõtteliselt tuli nagu pool meie Raunoga seda ausat juttu juba, et päris pikk on ju. Aga ma tundsin, et ma tahan sellest kõigest rääkida. Ma ei tea, kas see huvitav tundub inimestele või mitte. Minule igastahes selline dieeditamine ja vähemalt üritamine asju nagu mõistlikult, elutervelt ja tervislikumalt teha, et isegi kui mingit fucking kemmi siia kõrvale panna, ikkagi tasuks kõiki asju teha nagu võimalikult tervislikult. Kui sa fucking paned steroide ja veel iga nädalavahetus jood ennast segi näiteks, kurat, mis koormus, see on ju topeltkoormus veel su kehale, maksale, neerudele, siseelundile, kõigele on ju. Et isegi kui panna aineid, miks mitte teha seda võimalikult tervislikult, et ei pane üle ainetega, ei tarvita sinna narkootikume, alksi kõrvale, mida iganes on ju. Vot, et sellised väiksed mõtteterad. Video venis pikaks. Aga kes on jällegi selle fitnessi asja huvilised, ma arvan, et neil võib-olla oli päris huvitav jälle kuulata sellist väikest mõttekäiku on ju. Ja egas midagi, subscribe'i saab panna. Instagramis Ivo praegu ei tegutse, pole story'des ega kuskil oma videosid ega infot jaganud. Tänan kõiki, kes on subscribe'i pannud. Kuradi sai vist üle 200 täis, see pole nüüd mingi number, aga mis mina siin keskea teate kriisis umbes vaevlev vana mees või vanadusele lähenev mees ikka, mis ma ikka tahan on ju, noor ma ei ole äge, ma ei ole soeng, mul ei ole mingi äge kuradi keeliga püsti lükatud, natuke musklit võib-olla on, et kes mind ikka väga vaadata tahab, et aga nii oligi, et tegelikult kui mina alustasin, tahtsingi endale, et kui 100 inimest jälgib minu kanalit, ma jumalast olen õnnelik ja kõik, kes on pannud siia subscribe'i siia kanalile, mul on jumala hea meel, fucking iga inimese üle ja praegu ongi 200 sai täis ja ma vihiksin mingi lipu või värgiga, aga mul ei ole, ma olen siin oma tööruumis, mul on silikoni püstol, ilma silikonita, ma võin sellega vihkida siin, et aitäh teile kõigile, ja nii ongi, et ja aitäh teile tulevikus, kõik, kes te satute siia kanalile, saate abi, kellel on tore võib-olla vaadata ja pange subscribe'i, kui meeldib ja mina kavatsen asju ausalt edasi rääkida, võimalikult ausalt ikkagi ja nii ongi. Lõpetan ära, see video on nii pikk juba, täitsa ulmena, inimest vaatad raudselt mingi 2 või 3 osas seda ju, et kurat küll, tee normaalse pikkusega videost. Okei, aitäh teile kõigile, kes vaatasid, siiralt Ivo tänab teid ja tšau, järgmise korrani.